Mõeldes ka, kui siit haige. Ei ole haige, äkki ma ei ole haige. Ma olen äkki külma saan. Tere. Tere jälle. Meil natuke on aega mööda läinud. Meil oli siin vahepeal Gala, garaaž on saanud ilusamaks kui kunagi varem ja nüüd me oleme selle sidruuni. Kuule, ta võiks, tal nimi võikski olla sidruun. Ta on nagu toore sidruuni värv ka, vaata. On. Täitsa õige sidruun on meil. Hapu maitse on ka suust, kui sõidad selle käigukastiga või? Jep, näete untse või? Küünterid sõidavad sidruuniga ringi ja Gilletti tooteid endiselt saab Vampire soodiskoodiga, et kuna see algus läks natuke vussi, siis seda pikendati nüüd vist detsembri lõpuni. Nii et kui november saab läbi, saate Vampire koodiga e-poest, mille lingi leiab alt oma selle ilusa stange ära rihtida Gillettiga. Kas sa juba ootad või Mari kindlasti ootab? Mari ootab kindlasti seda. Tegelikult mulle ise ka nagu on äge küll permi mängida siin peol ja igast värki on ju. Onu Eino nalju tegime siin kõvasti on ju, et kas allpool abe kasvab ja oi, mis siin sai kõik peo ajal. Aga tead, ma ärkan üles selle üles, selle peal padja nurk või midagi jääb kinni ja surub ja mulle harjunud selle peale raisk. Väga hull. Aga mis sellest, vaatame siia laua peale, mis siia kogutud on, siin on hästi palju varuosasid. Me tegime nimekirja ja siis kõik otsisid varuosasid, kes sai parema hinnaga kvaliteetseid tooteid. Ja see hunnik, mida te siin umbes näete, hammasrihma ka siin tegelikult ja veepump veel, ina omad. Ja me ei võtnud kõige odavamaid asju, me võtsime ikkagi kvaliteetseid brändi asju. No midagi odavat leiab ka siit. Ja see hunnik siin kõik siis maksis natuke alla 300 euro. 260 äkki või? 260-70 midagi, mis on üllatavalt odav ja noh, selles mõttes, et me osad asjad saime tõesti nagu võib-olla parema hinnaga kui tavavõõras inimene on ju, läbi Forsi siit, aitäh. Aga ikkagi olemas. 2 amorti pidime ostma, aga tõlkes läks kadu, mul tuli 1 tagu amort, noh, aga 1 lekkiski. Muidu oleks 3 sotti kokku läinud ikka ära. Jah, aga sellega me kuna me paneme nii koilid mingi hetk alla, siis ei ole vahet. Siis on hooldusasjad kõik, siin on jahutusvalentsid, tihendid, küünlad ja kettad klotsid, ette läheb ikka meil ate on ju, faagilaadri. Premium bränd, nii. Ja ega meil on ikka Racing Pill ju. Oba! Vai seda ketast. See hakkab niimoodi pidurdama, et tagarattad tulevad maast lahti. Aga see aukudega kulutab rohkem klotsi ka või? Ei ole. Aukude nüüd, mis need augud teevad? Öeldakse, et jahutab. Tegelikult jahutab ketasse ribisid ja need augud lähevad läbi siit. Mille jaoks augud tehakse, racing värk, ma nüüd siis natuke räägin, mida ma olen kuulnud ja mis teoorias selle peaks olema. Pidurdamisel klotsi ja ketta vahele tekib hõõrdumisest väga gaasiline keskkond, mis tahab seda mille peale tagasi lükata, mille peale jääb klots liuglema. Ja need augud ongi nüüd selle jaoks, et see gaas pääseks sealt klotsi ja ketta vahepealt hästi kiiresti ära, et piduruse efektiivsus oleks parem. Et ta klotsi otseselt ei kuluta rohkem, aga ta peaks jahutama ja kõik seda efektiivsust nii-öelda paremini kannatama. No ja kuna siin on augud ja kui ta keerleb, siis ilmselgelt see pind siin kõik, mis augu ümber on, jahutab ka paremini. Aga mis nende mure on, lihtsalt nad võivad hakata mureneda ka siit võranema pikem aja. Eriti kui palju kuuma saavad, üle sõidetakse. Ja, aga kuna nagunii need oli vaja vahetada, siis me maksime selle 10 eurot rohkem ketta kohta ja saime siuksed racing kettad. Ja aga täna ongi nüüd missioon see, et hakkame ühest otsast minema, ega ilmselt see tuleb mitme õhtu protsess, et jätame Tanelile ka mingid asju. Karel alustab jälle vana hea klassikaga. Hammasrihma vahetus. Näed, siin on märgid peal nagu Subaru jälle. Ei tea, kas läheb paika või? Ma olen vaadanud nüüd siin õppematerjali videosid ja see peaks olema lihtsam isegi kui vaatad Polol. Nii, mis me teeme Karliga? Karl on kaamera taga. Karl on kaamera taga. Ma arvan, et ega talv on ka käes ju. Siin on ju plank all. Et meil on olemas ju eelmisest aastast refipunktist need kontinentalid, et paneme need alla. Et naelaga nagu nii siin väga palju osade radade peale sõita ei lasta. Et kui isegi naelaga sõita tahaksime, see on tõsi sellis võtta. Kui me tahame kuhugi sprinti või võistlema minna, mingid muud asja peale mannergu. Aga pigem ei taha, et nende ringradade peal kuskil ei tegelikult ei taheta, jah. Ei tohi Laitsis, ei tohi Pärnus, ei tohi Raasillal, põlluradade peal tohib naelaga sõita. Seal me käime Peetritega. Jah, et paneme talle ikkagi lamellaka alla, külma tuleb, lähme proovime äkki kuskil ka känutada seda pilli. Istun oma uhkes mannergus ja vaatan teisi mannerguid. Kaar Vertikal on ikka meil appi tulnud ja väga hea pikaaegne koostööpartner ja ma olen võtnud ette siin näidisaruande. Näidisaruanne on kodulehel, seda saavad kõik vaadata ja saate teada, kui palju infot on siis võimalik teie auto kohta või müügis oleva auto kohta, teie auto kohta, kellegi teise auto kohta, kui te teate VIN-koodi, saate vaadata, mida näha saab. Näiteks siin on kõik checkid peaaegu olemas, et paneme näiteks odomeetrine näit.
läheb siia alla, ütleb, et siin on mingisugused merelained, nagu me oleme näidanud, saab vaadata lähedalt, on olemas kerimise oht näiteks. Kui me läheme siit edasi veel, on avariid tehtud, siin on näiteks Prantsusmaal, Saksamaal ja umbskaudsed nii-öelda vääringud Leedus, noh, näidisaruanne on ikka normaalne kevitatud siia, et oleks kõik näha. Ja mis siin veel oli siis? Me tuleme üles tagasi vaatama seda põhikohta. Vargused, varastatud ka. Mina veel ei ole ühtegi autot näinud, et oleks varastatud. Päris nagu ohtlik värk mõelda, et sa ostad auto ära ja sa tead, et see on varastatud. Mis teed sellega? Kuhu ma üldse pöörduma pean? Ma ei tea. Enne tulebki kaameraetikat vaadata, et sihukest jama ei oleks, et ta varastatud oleks. Ma arvan, et sellega tuleb liiga palju sekeldusi siis. Ja ega siin näitab auto neid lisavarustusi ja kõiki asju, et väga kasulik abimees. Vampire sooduskood on video all või kirjutate sinna sooduskoodi lahtrisse Vampire ja saate 20% alla. Nii et kasutage kindlasti kaarvetikat. No nii, töö käib kolmel rindel. Ma tegelen piduritega. Ilus uus ketas on külles. Natuke veel kolbi vaadata üle ja Karel siin toksib midagi. Miks ei tohi kliendid autoremondi juuresolekul auto juures olla? Kui kasutatakse siukseid töövõtteid, siis nad vaatavad imelikult ilmselt. Aga kuna ma olen ise auto omanik, ma võin teha siukseid töövõtteid. Veepump üritad ära saada? Veepump on no, nii kinni kui kinni, aga keegi on kunagi seda hammasrihma vahetanud igal juhul. Siin on tehtud omad märgid peale ja Karel tegi omad märgid. Ja näed, puuri otsasid 8 saab kasutada fiksaatoritena. Üldiselt on see palju lihtsam kui polol. Fikseerid nukad ära, all on märk ja selle uue rihma peal ongi märgid, kõik paika kokku tagasi ja anna minna! Aga veepump on väga kõvasti pesas kinni. Seda peab veendma. Status update, kas läheb? Hammasrihm sai vahetatud, üllatusi ei olnud, lihtsam kui vaagil, uskumatu, ma ütleks. Nii et ma ei tea, mehed jõudsid siin tagapidurite juurde, näed, uued laagrid on küljes, ma vaatan siia piilun kolpa alla, vaatame, mis siin on. Ega see äär ei oleks roostes, tuleb kolb välja suruda, kõik puhtaks teha, ära määrida natukene, et racing pidurid töötaks. Ega siin rohkem ei olegi, roosted kukub hästi palju, et oleks võid auto enne ära kaaluda ikkagi. Plekid kukkusid põhimõtteliselt küljest ära. Plekid kukkusid küljest ära, et meil plekki vaja ei ole, et me ralliti sõida päris. Rinkal, noh, vesi tolmleb, aga pidur on nii kuum, et see jahutabki hästi maha siis pidur. Nii et ma ei tea, noh, vaikselt nokime siin, vaatame kaugele jõuame täna siis. Praegu läheb hooga ju. The next day.
oleme võtnud tulla siia uude päeva, et tegeleda meie Citroeniga edasi. Martin keevitab sumpsi, Karl vahetab jahutusvedeliku flantsi ja Karel tegeleb oma lemmikute asjadega, mängib õlidega, vahetab tihendeid. Need siin on kõik uued tihendid, need kõik siin on vanad tihendid. Ja mina juba vaatasin Karbist, et no kurat keegi, kas tõesti on vale tihendi komplekt kaasas, et miks üks tihend erinev on. Ja hakkame lähemalt uurima, ega ta on siuke üldse, ta ei näe nagu õige tihendimooni väljagi, ta on nagu imeliku kujuga ja ta on veel esiteks kivikõva ka. Noh, tihendid lähedki kivikõvaks. Ja siin on ka mingi huvitav sälk peal. Ja see tihend oligi siin niimoodi kuidagi. Siit vahelt ju me näeme, et on nii kokku surutud, et siit vahelt on õlisurve läheb kaduma ja siis on pahandus ju, kui survet ei ole. Tegelikult käib see väike tihend siin teisel pool seda mootoriblokki ja sees sulgeb selle augu siin ära niimoodi. Ülejäänud on õiged kõik ja need tihendid on vanad, läks katki. Rääkisin siin tihendi majandusest eelmine kord, läksin koju kurat ja ei saanud tööstusel magada, mõtlesin, et see kurat tihend pole ka vist õige, miks see paks siin käis. Ja siis hakkasime uurima lähemalt, et auto, need kataloogid on ikkagi erinevad, need B-osa kataloogid ja tegelikult näitabki siia nagu kahte tihendit ja millegipärast on üks peenike ja osadel autodele näitab paksu, nii et Martin tellis paksuga ära ja ma mõõtsin seda, joonlauaga panime sinna, tegin pildi ka. Pildi pealt on näha, et see tihend ei saavuta kontakti selle plaadiga siin. Nii et ootame teist tihendit. Aga meil on ka veel õlisid vaja vahetada. Mootorist läheb kulviõli on ju. Talveks paneme 5V40, see on see, siin on küll Mercedes ja Volkswagen ja BMW peal, aga siin on kõik spetsifikatsioonid olemas, et see ei tähenda, et kulviõli oleks ainult USA autodele, vaid täiesti Euroopa autodele, seal on kataloog olemas. Antakse teile õiged õlid, kui vaja on. Kasutage Vampira sooduskoodi. Ja kui ma seal juba olin, teeme meie DSG Semitronic, ma ei tea, mis kastile ka väikse hooldused, paneme sinna ka värske sünteetilise kastiõli sisse. Aga õli vahetada, tead, Prantsuse autod. Kas maailmas ei ole jälle ühtsust, mina küsin? Miks on vaja teha siuke võti? No siit te näete, et torksid on nagu kant on ka olemas, et sa saad õlipunnised kätte, aga osadel ongi ainult see. Ja siis sa mõtled, aga mul on see olemas, see vahetükk siin. Ei ole ikka küll tead. Selles mõttes tuleb appi jällegi meile Magic Box Pacolt. See brand new, me ei ole kordagi kasutanud. Vahineid, läikivaid, padruneid ja need ongi mõeldud siin õlivahetuse jaoks, et autotootjad on ikka head vigurid, et saaks ikka teile tööristu müüa, näed, Pacol on need tööristud olemas. Võtledki õige korgi on ju. Sellega meil on häda, kuna väljas on kandid. Aga häda oli sellega, et kästi õli kätte saada, näed. Seal ei ole väljas kante ja ainult see läheb siia sisse. Ja väga hoolikalt vaadates, keegi on selle meisliga lahti löönud kunagi ja meisiga kinni. Et on remontinud, ütleme niimoodi, et vanakooli kogemustega vend, kes teab siukseid trikke, kui võtit ei ole, siis tuleb leiutada. Aga vaatame, mis värvi õli siit välja tuleb. Kas on õige otsus seda vahetada või mitte, sellepärast, et keegi on seda ju kunagi vahetanud. Aga paneme ikkagi uue. Näed, kõvasti kinni ei olnud. See on ainult hea. Mis värvi tuleb? Ennustused võib teha nüüd. Mustik. Mustika või? Loodaks, et kuldne. Ei vaheta ära või? No täitsa okei, jah. No kurat, aga paneme ikka uue sisse juba. Aga täitsa, see on hea märk, ütleme niimoodi. Et ta ei ole täitsa kakane ja muidugi ma lasin õlifiltri peale kõik korpuse peale. Õli pole või? Õli on sees. Autosse oli silt pandud, õli pole, muidu keegi mees tuleb keerab käima äkki. Kui õli sees pole, tihendi sama jama sai lahendatud, saime õige tihendi ja panin pildi ka. Käis ikkagi paks poiss seal, mitte peenike poiss. Nii et sellega on hästi. Peale kõiki suuri remonditöid vaatame, kus ta käima ka läheb üldse või lähes.
Käigi küll lülitab. Noh, remont. Tal oli akujuhe nii kaua maas, et ta on selle ära muutnud. Ta õpib käike praegu. Praegu õpib käike. End ähtud põlema. Mis ta siis teeb? Vahetab väikselt ja proovib? Proovib selle. Ta kalibreerib seda käiguhood. Kalibreering käib. Meil oligi vaja kalibreerida. Näe, esimene käik tuli nüüd. Jah, selle ma olin ära ustunud, kui akujuhe on hästi kaua maas, siis ta kalibreerib käike. Ja vaata, nüüd aku klemm siin on. Siin on kiir kinnitused, pluss klemm. Selle tõmbad lahti, hops, mitte ühtegi polti ega midagi, kui auto põlema läheb või mida iganes. Jumala geniaalne. Ma vaatasin, mootor rappis meil küll. Mis on okei? Eks padjad on natuke ikka pehmed sellel originaalil. Meil väike lõks on ka sees kuskil. Mis asi? Väike lõks. Hüdrokat pidid mingi aeg ära väsima, siis hakkavad klõpsama. Ma arvan, soojaks käib üle häda. Eks kunagi ta on õiekeri pilte. Aga algust võiks nüüd sõita ka. Esimene suur remont on tehtud. Luubid on ka vaja veel kuidagi pustaks saada. Nii et ajame ta välja, jääme soojaks. Jahutusvedelike asjad on kõik ju väljas käinud. Talv on käes. Töötab. Isegi õlid läksid soojaks, jahutusvedelik on soe, kõik on jõhutatud. Tuppa tuleb sooja. Teemid on korras. Kuule seda VTR-i nüüd sealt tagant. Sups on ka korras. Martin tegi supsi ka korda. Stock. Kõik on pound stock nüüd. Ja ma teen nüüd siin natuke kaapsu selle käigukastiga. Vaata, et see lumega pihta ei saa siit. Hakkab looma. Päris ilus. Väga ilusaks tehti laivgaraažis, et tulesid poleeriti, mitte selles mõttes poleerimine ja lihvimine kaks erinevat asja vist, et polliga need said nagu väga head. See on ikkagi budget lahendus, et meil ei ole mõtet siia panna 100-euroseid kilesid peale. Ma ei tea, jah, see on ikkagi mannerg. Mannergatel on nii kõigil LED-paarid katusel, me peame ka panema endale. Sellega mingi värk pimestada ei tohi, seal tuleb mingi reegel teha. Tuleb jah, päris hulle läinud. Ja tegelikult nüüd ongi natuke aega mööda läinud ja siis me oleme tegelenud sellega, et nagu näete, vunts ei ole, vahepeal on vunts, vahepeal ei ole, et see on nüüd ülemineku periood siin videodele, et vuntsite ilma. Mannergu etapp on 20 jaanuar plaanis, kas tõesti tuleb see 2 autoga, nagu me oleme siin seda lubanud? Mis kui lund ei ole? Ma ei tea, mingid plaanid vaikselt hauad, aga kui lund ei ole, siis on nagu imelik vist neliküvelise Justiga seal sõita, aga sellega ilmselt on päris hea. Jah, sellega saaks siis nagu selle esimese testi ära teha. Ma ei teagi, mitme tunnine see tuleb nüüd ähvardavad, et 8 tunnine, siis pool aeg saab pimedas sõita. Kui see aeg lähemale hakkab jõudmas, saab vaadata ilma teadet, et kas on mõtet Justi välja ajada. Nii et vaatame seda jooksvalt siis, aga plaan on selline, kas on plaan on live ka siis teha juba? Tegelikult siin kuupäev on 20, täpselt live aeg, mis rahvas ütleb? Kirjutage kommentaaris, kas tahate 2 autoga mannergut ja laivi? Ossa poiss, siukse pressure ma oleks kohe aasta alguses peale, aga no mis teha. Ega me siin aasta lõpus olemegi pulli teinud, sellepärast et autodealer.ee
on täitsa avalik, tegime seda laivis läks laivi asi, oli palju pahandust natuke, no palju pahandust ei olnud, väikseid pahandusi. Kas paned meie selle, kas ta oli sidrun või laim nüüd, kumb ta on? Ma ei tea, alatu laim. Alatu laim, kas paned sellega autotiilris? No kurat seda ei pane, see on ikkagi niuke maasikas ja et nupsik, selle eest on nii palju hoolitsetud, et seda ei tahaks panna. Aga autotiilerisse võib tekkida sinna, ta on viimased kuulutused, parimad, populaarsemad, seal on alla 1000 € autosed olemas ja sinna võib tekkida varsti mingi aeg mannerg. Ehk siis Martin paneb sinna mannergus spekid sisse ja kõik, mis mahuvad sinna spekkidesse, kuvatakse autod niimoodi, et teeb ise kilovati kaalusuhet otsima. Jaa, ja tegelikult võib pakkuda, et mis need erivalikud veel võiks olla. Et odavamad, kallimad, ma ei tea, punased, rohelised autod, mida te otsite? No Winterpeter võiks ka olla. Winterpeter on üks teema. Jah. Aga võite pakkuda niimoodi, et mingi vaadake autotiilerid ka. Aitäh kõigile, kes on liitunud. Tänaseks päevaks oli seal juba tehtud 450 kontot, kui ma ei eksi. See on pühapäeval läks üles, täna on 3 päev, 4 päevaga. 4 päevaga uskumatu. Aitäh teile kõigile. Seal on 241 kuulutust, enne kui ma tulin siia filmima. Ja ütleme niimoodi, et ma olen isegi näinud väga ägedaid autosid seal, mida ma nagu teistes portaalides kohe kiiruga ei ole näinudki. Vectra 4x4 220 110 kilovatti. Siis üks väga unikaalne Porsche oli seal, väga palju Audi S-mudeleid on seal. Huvitav, ja Bemme on kõige rohkem. Ja Bemme on kõige rohkem ja tegelikult on niisugust ka vanakooli barnfinde nagu. Jaa, üks vana Passat oli mingisugune 70 või 80. Seda ma nagu vaatasin niisuguse vilgu, et teha endalgi niisugust võib-olla vaja. Pensionisambaks. Kuhugi garaaži seisu panna, et see on niisugune vana mudel. Aga võt sellised uudised siis mannergu teemast ja kõigest autotiirist, nii et pange like, subscribe, kommenteerige ja juba uuel aastal, uue hooga näeme seda mannergut rajal. Kas käigukäst peab vastu või peab? Mehaanika peab, seda me ei karda, aga elektroonika on teine küsimus.